Selles videos tutvustan ma dokumentide digiallkirjastamist kasutades Digidoki klienti. Nagu näha, on arvutisse paigaldatud ID-kaardi tarkvara ja järgnev protsess näeb samasugune välja sõltumata kasutatavast Windowsi versioonist, täpselt samuti ka teistes toetatud operatsioonisüsteemides ehk Linuxis ja OS X-is. Olen arvutiga ühendanud ID-kaardi lugeja ja ka ID-kaart on juba lugejas sees ning käivitan Digidoki kliendi. Loetakse kaardi pealt andmed ja ma saan hakata dokumente allkirjastama. Kuivõrd digiallkiri on õiguslikult siduv ehk samaväärne paberile antud omakäelise allkirjaga, siis teavitatakse mind sellest ja ma võin öelda, et ma nõustun sellega ja võtan selle teadmiseks ka edaspidiseks. Allkirjastamiseks võiks sobida näiteks üks Wordi dokument. Avame selle ja mul on võimalik pärast seda digiallkirjastatava ümbriku sisse lisamist ka veel kord vaadata, mis on mõistlik tutvumaks, mida ma allkirjastan. Tegemist on siis linnavalitsuse veebist alla laetud blanketiga, mis on antud konkreetseks puhuks täidetud. Mul on võimalik allkirjastada ka rohkem kui ühte faili. Selleks on võimalik lisada siit faile, aga samuti ma võin avada ka lihtsalt oma dokumentide kausta ja siit failid lohistada Digidoki klienti. Nagu näha, on mul võimalik allkirjastada ka pilte, aga täpselt samuti videot, helifaili, PDF-i, Exceli tabelit, projekte, mida iganes. Enne allkirjastama liikumist on mul võimalik, aga mitte kohustuslik, täita ka roll, resolutsioon ja allkirja andmise asukoht. Ehk siis juhul, kui see on oluline, saan ma panna siia näiteks kirja, et ma olen MTÜ Tehnokrati juhatuse esimees või siis antud puhul lihtsalt kodanik. Aga nagu öeldud, see ei ole kindlasti kohustuslik. Ja liigun edasi allkirjastama. Kuna tegemist on esimese korraga, kui ma selles arvutis digiallkirja annan, siis tuleb paigaldada juurdepääsu tõend. Nimelt, digiallkirjastamise puhul ei toimu suhtlus mitte ainult minu arvuti ja minu ID-kaardi vahel, vaid ka minu arvuti suhtleb üle interneti sertifitseerimiskeskuse digitempli serveriga. Selleks, et kinnitada minu allkirja kehtivus just nimelt sellel hetkel, kui see on antud. Ja mõistagi pean ma juurdepääsu tõendi paigaldama. Tavakasutuse puhul on piirang 10 allkirja 6, sellest enamusele meist piisab. Vajaduse puhul on võimalik teha lepingud suuremamahuliseks kasutuseks. Nõustun tingimustega ja minult küsitakse kõigepealt PIN 1 koodi, selleks, et oleks võimalik hankida juurdepääsu tõend. Kui juurdepääsu tõend on paigaldatud, jätkub protsess nii, nagu see jätkub ka juba tulevastel järgmiste dokumentide allkirjastamiste puhul. Ehk minult küsitakse PIN 2 koodi, mis on digiallkirjastamise PIN. Toimub suhtlus serveriga, pannakse kirja allkirjastamise kellaaeg ja nagu näha, on teada, et allkiri on hetkel kehtiv. Digidok on automaatselt ka salvestatud samasse kohta, kus asus esimene allkirjastatav fail. Ja me võime näiteks panna Digidoki kliendi kinni ja oletada, et me saatsime selle ametnikule, kes peaks avalduse läbi vaatama. Ametnik topeltklõpsab saabunud faili peal, avab selle ja näeb, et kodanik Marvet on sellel kellaajal andnud allkirja, mis andmise hetkel oli kehtiv. Tal on võimalik siit tutvuda ka allkirjastatud dokumentidega ning juhul, kui ta soovib, siis on võimalik need kas ükshaaval flopi nupule klõpsates või korraga kettale salvestada selleks, et neid digiallkirjastatud ümbriku väliselt kasutada. Täpselt samuti võiksime aga saata ka selle dokumendi
kellelegi, kes peaks seda samuti allkirjastama, näiteks lepingu puhul teisele osapoolele, kes saab selle e-postist avada, näeb, et Peeter Marvet on selle allkirjastanud, saab samuti tutvuda failide sisuga ja lisada oma allkirja. Hetkel mõistagi pole võimalik seda teha, sest et minu allkiri on siin juba olemas, nii et siit koha pealt me edasi ei liigu. Juhul, kui on tarvidus digiallkirja arhiveerida, on võimalik trükkida välja digiallkirja kinnitusleht ja lisada see paberarhiivi. Digiallkirja on kohustatud aksepteerima kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Digiallkirja aksepteerimine eraisikute ja ettevõtete vahelises suhtluses toimub mõlema osapoole nõusolekul. Head digiallkirjastamist!